kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Saates osalevad eesti.com peatoimetaja Mihkel Johannes Paimla, tere! ERE programmi töörühma liige ja MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige Kertu Luisk, Tervitused! ERE töörühma liige Harri Raudvere, Nõmme raadio tuntud ajakirjanik Andres Raid. Tere! Saates külas USA poliitikahuviline Gun-Britt Lille. Head tervist! Saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja. Selles saates avaldame vaid oma isiklikke mõtteid ja seisukohti. USAID, United States Agency for International Development, on USA valitsusasutus, mis vastutab rahvusvahelise arengu ja humanitaarabiprogrammide eest. See loodi 1961 aastal president John F. Kennedy ajal ning tegutseb enam kui 100 riigis üle maailma. USAID-i peamised eesmärgid ja tegevusvaldkonnad: humanitaarabi ja kriisi reageerimine, demokraatia ja inimõigused, tervis ja meditsiiniline abi, toiduabi ja põllumajandus, haridus ja arengukoostöö, majandusareng ja töökohtade loomine, keskkonnakaitse ja kliimamuutustega võitlemine. USAID-i on süüdistatud USA geopoliitiliste huvide edendamises. Mõnes riigis on USAID tegevus piiratud või keelustatud, kuna seda peetakse poliitiliseks mõjutustegevuseks. Läbi USAID-i on rahastatud erinevaid meediakanaleid ja organisatsioone, mille kaudu on edendatud vasakliberaalset ja globalistlikku agendat. Selle tulemusel on riikide meediat ja avalikku arvamust suunatud läbi ajupesu, et kujundada toetust niinimetatud progressiivsetele väärtustele. Konservatiivseid jõude ja rahvusriikide suveräänsust vähendatud, kuna konservatiivseid vaateid on süstemaatiliselt demoniseeritud ja marginaliseeritud. Traditsioonilised väärtused ja rahvusriikide identiteet seatud küsimärgi alla, edendades selle asemel globalismi ja niinimetatud woke-poliitikat. Üks selge näide on Politico, mis on saanud USAID-i kaudu rahastatud ja mille sisupoliitika on järjekindlalt kaldu vasakule. Samuti on ülemaailmne woke agenda saanud hoogu erinevate meediaprojektide kaudu, mis on USAID-i toetusel kasvanud rahvusvaheliseks nähtuseks. See tähendab, et USAID ei ole ainult humanitaarabi andja, vaid geopoliitilise mõjutustegevuse tööriist, mille kaudu edendatakse kindlaid ideoloogilisi suundi. See paneb küsimärgi alla selle organisatsiooni tegeliku eesmärgi ja neutraalsuse, eriti konservatiivsete ja traditsiooniliste väärtuste suhtes. Kuidas kommenteerite? Ja laseksid otsa lahti teha siis Andres sul, palun. Jah, tegelikult küsimus on suhteliselt keeruline. Me ei saa USAID-i suhtuda nagu mingisugusesse konstanti. Asi on selles, kui ta John Fitzgerald Kennedy ajal loodi, siis oli ta natukene teistsugune. Tähendab, John Kennedy loomulikult lähtus ta Ameerika Ühendriikide huvidest ja eeskätt globaalsetest huvidest, sellepärast, et ma olen seda siin korduvalt öelnud nendes saadetes ka, et Ühendriikidel välispoliitika kui selline sisuliselt puudub, neil on sisepoliitika, aga see hõlmab tervet maailma ja nad on seda siiamaani suhteliselt hästi ja kavalalt ja arukalt ja väga-väga efektiivselt teinud. Nüüd USAID ei ole seal mingisugune erand selle koha pealt. Neil on kasutada olnud meeletud ressursid ja tuleb öelda, et nad on teinud seda edukalt. Näiteks ma tean natukene seda köögi poolt ja 80-ndate lõpul ja juba enne seda oli loomulikult USAID-il suur roll näiteks Nõukogude Liidu lammutamisel. Nad finantseerisid väga paljusid väljaandeid tol ajal juba Nõukogude Liidus
kas varjatumalt või mitte varjatumalt, ükstapuha, kuidas neid organisatsioone nimetati, kas siis töö loomine, demokraatia edendamine, ükstapuha, mis selle asja nimi oli, kas meditsiini vallas, täheteaduse vallas või ükskõik kus koha peal. tegelikult aeti ikka omanikele pehmemate jõududega ja aeti lihtsalt oma haarbeid üle maailma laiali ja tehti seda, nagu ma ütlesin, väga edukalt. nüüd hiljem on see programm pisut muutunud ja see raskuskese muutunud. eks nad on oma programmi ajanud ikkagi edasi, aga noh, tähendab, sinna on juurde tulnud igasugused nüüd need uued voolused, vot on see siis see, kas see 72 või rohkem sugu, see LGBT ja BLM ja kõik muud asjad täpselt samamoodi. funktsioon on olnud sama, aga see metoodika, metodoloogia ja vahendid on natukese teistsugused olnud. nüüd eriti karm on see, et rahastamine ära võeti loomulikult Ukrainas, sellepärast et 100% Ukraina väljaandeid, kuna kõik teised on ära keelatud. Zelenskõi see ütles, et demokraatia on praegu on hold ehk siis noh, valverežiimis ehk kuskil hoiurežiimil, teda praegu ei ole. siis kõik Ukraina väljaanded olid USAID-i toel või neid toetas USAID ja nad said ilmuda ainult selle toel. täpselt sama käis ka Ühendriikid selle USAID-i. selle rahastamisel oli enamik Ukraina valitsuse tegevusest ja kõik igasugused väljaanded ja igasugused kõik muu. no sealt tulid ka juhtnöörid ja nüüd asi on jälle muutunud ja uutes oludes loomulikult ei tea ja siin ega USAID on niisugune võrdlemisi huvitav organisatsioon, et isegi siin Eestis, kus kogu aeg kõik kinnitavad räägivad vabast ajakirjandusest, siis no ma võin kinnitada, et 1988 oli USAID juba Eestis täiesti olemas. ja tol ajal jumal tänatud, et ta olemas oli, sai teha ka midagi muud. ja noh, aga sellele lisaks on olemas, nüüd ma ei tea, nutavad võib-olla suuri pisaraid, aga võib-olla otsivad uusi allikaid. Eestis näiteks sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. no kes teab sellest midagi? no ei tea suurt mitte midagi. noh, siin on igasugused tegevused on nendel märgitud, mälu järgi ütlen praegu, seal on organisatsioonide tegevus ja muude organisatsioonide tegevus. mulle ei meeldi see, et organisatsioonide tegevus ja siis muude organisatsioonide tegevus, see on niisugune, no siis oli seal veel, ma nüüd jälle mälu järgi ütlen, mujal liigitamata organisatsioonide tegevus, mujal liigitamata organisatsioonide tegevus ja nii edasi ja nii edasi. no käibemaksukohustust neil ei ole, kontakt on nendel olemas, omanikke neil vähemalt kirjas ei ole, siis esindajatest on kirjas ainult Glen Järats näiteks olemas ja tegelikult kasusaajad. ma ei tea, kuidas nad sellest siis kasu saavad, on Agne Kuimet ja seal on Marilyn Kratnik ja muuhulgas ka keegi Jonatan Vsevjov, kes on, ma ei tea, kus teda ei ole, aga noh, tähendab, ta on. siis mingeid tegevuslubasid või majandustegevusteateid ei ole nende puhul leitud. ja siis ja muudkui rahavoogude aruande kohta kui meetod, seisund pidi olema kehtiv ja kõik on nagu kehtiv ja 2023 ja igasugused muutmiskandeid ja tasutud makse, aga nüüd tasutud maksustatav käive näiteks, riiklikud maksud ainuüksi 2024, vot selle ma kirjutasin endale välja, 4. kvartal 231 037,93 eurot. nii, maksustatav käive 0, töötajate arv on 57, siis on vahepeal 60, siis on 68, siis on 2023 esimeses kvartalis on näiteks 27 ja nüüd
neljandas kvartalis eelmisel aastal oli juba 57. nii et see on oluliselt suurenenud ja siis no, no palun, tööjõumakse on tasutud ja kõik ja aga maksustatav käive on null, maksustatav käive töötaja kohta on null. no mis, mida seal tehakse, mismoodi seal tehakse või keda tehakse või no muud tegevused, lisaks veel muud tegevused, muud registreeritud tegevused. no vot nii ongi, aga need võimaldavad noh, pumbata sinna, kus parasjagu vaja on ja kellele vaja on. Nagu üldiselt suhteliselt arusaamatu värk, aga see on isegi väikeses Eestis on see niimoodi. no kujutage nüüd ette, et maailma mastaabis, kus jagati miljardeid ja miljardeid ja miljardeid. ma ütlen veelkord, suhteliselt efektiivselt tehti seda kuni aastani, noh, veel üks 15 tagasi. nüüd tundub, et asi on natukene käest ära läinud, sellepärast et noh, see ka nüüd võimule tulnud administratsioon on otsekohe avastanud, et tegelikult kulutatakse raha kellegi lihtsalt ülalpidamiseks, kellegi elujärje garanteerimiseks. mitte ainult loomulikult, eks ta läheb mujale ka, aga Ukraina on selles mõttes hea näide, et 100% kõikidest väljaannetest olid puhtal kujul selle ülalpeetavad ja kõik muu on sealjuures keelatud. aga äkki on kellelgi veel midagi öelda? aitäh sulle, Andres. Harri, palun. no tere, kas on kuulda, jah? ja, hästi. Siis on suurepärane, aga mida siin ju lisada, tähendab, tegelikult on ju täiesti selge, et eks see rahastamise küsimus on ju väga peen võitlusviis ja vorm, kuidas oma ideoloogiat mööda maailma laiali külvata. ja Ameerika Ühendriigid on ju sellise poliitikaga tegelenud ju ikka väga-väga pikka aega. ja sellise pehme jõuga ja pehme mõjutustega saab võib-olla palju rohkem ja palju efektiivsemalt maailma enda palge järgi kujundada, kui teinekord relvaga vehkides, sellepärast et raha armastavad ju kõik ja kui sa saad seda raha ise ju kontrollimatult juurde trükkida ja seda raha jagada ja kui sinu raha on maailma reservvaluuta, siis ei olegi üldse ju mitte mingisugust probleemi ega küsimust tekitada olukord, kus siis saab rahaga imetada ja vaadake, kõige toredam selle asja juures on see, mis mulle meeldib selle Föderaalreservi ja selle raha jagamise mudeli juures, on ju see, et väga paljudel juhtudel antakse raha välja reaalsete väärtuste eest, sest ühelt poolt dollar on ju tegelikult sümboolne nullikene arvutis, täpselt sama paber, mida trükipress välja on pressinud ja ta on rajatud enamuses ikkagi usaldusele ja kui sa siis sedasama nullikest ja neid triljoneid, miljoneid jagad paremale-vasakule ja lõpuks sa küsid nende eest reaalset käega katsutavat asja. no elus näide on ju praegu ikkagi tegelikult Ukraina, sest et ma olen lausa vaimustuses, kui fantastiline äriprojekt on ameeriklaste jaoks olnud Ukraina. taguda vahtu probleemistik, tekitada üleüldist segadust ja vaata, siin ongi see vana Eesti rahva vanasõna töötab ju kõige paremini: külva segadust, õhuta vaenuleeki, riisu koor. ja kui me nüüd täna kuulame, et ameeriklane küsib nende samade nullikeste eest või veel parem selle raha eest, mida ta on umbmääraselt välja andnud iseendale, küsib teise riigi käest 500 miljardi eest maavarasid ja arvab, et see on õiglane hind kogu selle jama eest, no siis ei oskagi rohkem nagu mitte midagi ütelda ja vot siin ei ole tegelikult enam vahet, kas võimul on liberaalid või võimul on konservatiivid, rahal on omad mängureeglid ja nende mängureeglite järgi mängib seesama rahvusvaheline finantskapital ja kontrollib praktiliselt, täna võiks öelda, pool inimkonnast, võib-olla isegi veel rohkem. nii et mul ei ole mitte midagi muud teha, kui kuulata, vaadata, nautida ja plaksutada kõrvalt, kui hästi on see süsteem töötanud ja nüüd, et pannakse pidur ja nüüd takistatakse selliste muidusööjate ülalpidamist, noh, võib-olla tõesti, aga ütleme nüüd näiteks niimoodi, et see või miks nii tehakse? ma arvan, et sellepärast, et see
olukord viiks totaalse konfliktini maailmas ja see totaalne konflikt võib põhjustada väga tugevat tagasilööki. Ja sest, et noh, oleme ikkagi ausad ja see ei ole minu välja mõeldud, vaid nii mitmedki eksperdid on öelnud, et tuumasõjast lahutab meid üks väga väikene samm. Ja sellisel juhul ei ole nendel rahadel ja nendel ideede elluviimisel mitte mingisugust praktilist väärtust. see tähendab seda, et ideoloogilist mustrit tuleb muuta ja seda ka praegu väga täpselt muudetakse pehme jõud muudetakse tugeva jõu vastu ja see on nüüd Ameerika praeguse poliitika eesmärk ja mis selle tulemus on, ma arvan, et seda me näeme päris lähiajal. aga Euroopa jaoks tähendab see loomulikult allakäigu trepist ülesminekut, sest et Euroopa tõrjutakse praktiliselt kõrvale ja selle tugeva jõu rakendamises on veel näha väga huvitavaid tendentse. Et Ameerika pole kunagi tahtnud, et Euroopa oleks tugev. Nad on tahtnud, et Euroopa on olemas ja Euroopa oleks nende tarbija. Noh, kas või selle läbi Marshalli plaani, mis teise maailmasõja ajal ellu kutsuti. Ja nüüd, kui Euroopa oleks tugev konkurent maailmakaubanduses, maailmaturul, siis seda kindlasti Ameerika näha ei taha ja see, et ta seda nüüd praktiliselt ellu viib, seda me ka ju iga päev näeme. Nii et ütleme niimoodi, et pehme poliitika vahetatakse tugeva jõulise poliitika vastu ja kõik jätkub samamoodi edasi. Aitäh! aitäh sulle. Mihkel, palun. No nii, minu poolt siis veel kord tervitused ja kui siin hakata USA ideest rääkima, siis alustame sellest samusest Internews Networkist. Siin, noh, me võime siin spekuleerida, palju Internews Networki kaudu on Baltikumi raha suunatud ja üldse sellele ajakirjandusele, aga fakt on see, et aasta jooksul, näiteks siin eelmine aasta, tuhandete tundide ulatuses saateid teha ja seda läbi Ukraina. Ukrainas on see üks suuremaid kontoreid ja sealtkaudu siis ilmselt Baltikumi suunati raha. Ma rõhutan, see on väide, aga ilmselt seal on mingisugune tõepõhi all, sest miks muidu need lugupeetud sõjanduseksperdid, kalmused ja saksad said sellist propat iga päev teha Delfi meedias ja teevad seda siiani. Et mina julgen küll väita, et mingi nuts tuli neile ka sealt. Aga sealt tuli ka kindlasti veel ka faktikontroll ja mingi summa, sest et noh, kuidas siis muidu teisiti praegu, kui ülemaailmselt Facebook tõmbab ennast tsensuuri mõttes tagasi, siis meie faktifüürerid on pannud, ma ei tea, 5. või isegi 6. käigu sisse ja lähevad sihukese hooga, et anna armu. Et selle koha pealt mina arvan, et kogu see rahastus on tehtud just selleks, et tsenseerida inimeste tegelikku meelsust ja sellist, noh, ütleme, teisiti mõtlemist nagu konservatiivset lähenemist maha suruda. Aga siin ma kuulasin eelkõnenud ennekõike siis Andres Raidi seisukohti ja minu meelest selle asutuse nimi, ma võin küll eksida, oli vist SDEV ja see tegeleb selle rahvusvaheliste raha kantimistega Iraani, Somaaliasse, mitmele poole veel ja minu meelest juba vist 7 aastat tagasi rõhutati juba selle asutuse probleemsusele, et see saadab miljoneid musta auku ja kes oli siis välisminister? Välisministriks oli siis Leninit armastav Sven Mikser ja mäletame ju sedagi, kes rohkem, kes vähem, et 8 aastat tagasi või lihtsalt natuke vähem oli väliskomisjoni istung, siis noh, tänane isamaalane Henn Põlluaas oli seal Mikseriga vaidlusse läinud ja siis kõlasid sellised väljendid nagu karu põpp-põpp, eks ju. ja vot sealt nagu hakkas see välispoliitika ikka no niimoodi kreeni kiskuma. Aga mis puudutab Jonatan Vseviovi, siis tema on nüüd viimased 2-3 aastat olnud välisministeeriumi kantsler ja kui siin nüüd räägiti tema kasu saamise osalusest, et tema on üks kasusaajatest, siis see asi lõhnab ikka eriti halvasti, et välisministeerium on sellest otseselt sõltuvuses, et vasak anarhistlikke hullusi rahastatakse. Noh, toome siin lihtsalt näite, et 1,5 miljonit eraldati Serbia, ütleme siis ühele
mitte valitsusorganisatsioonile, et selle kohta on vist isegi Fox Newsis räägitud ja niimoodi. ja 3 aasta peale eraldati 1,5 miljonit, iga aasta 500,000 selleks, et edendada kultuuris perverssusi ja kes mäletab veel, siis aasta lõpus ju näidati seda, ütleme, täielikku jälkust, kus oli üks, ütleme siis ütleme noh, niisugune jubedus, et mees oli naise riietes ja siis pistis oma pea välja suguelundiga mingisugune noor nokats, kes arvas, et ta teeb omast arust õiget asja. aga nagu me nüüd arvame, siis see oli ka mingilgi moel seotud USA ID-rahaga, sest et miks muidu sellist perverssust nii kiivalt kaitsti ja noh, lõpuks siis ERR-i nõukogu praktiliselt üksmeelselt leidis, et selles polnud mingit probleemi, kuigi ERR-i juhatuse liige ja vist endine Isamaa liige Mart Luik leidis, et seal ikkagi oli teatav probleem, et seda näidati õhtul lastele, aga nagu me teame, siis noh, meil on praegu kohutav ajastu seoses selle kümnetes sugudega lasteaedades, koolides, et pannakse õpikutesse täiesti sihukest perverssust sisse, et on kaks meest, kes on nagu vanemad, aga seda, et ema ja isa on, sellest mitte sõnagi. nii et ja seda, kusjuures räägitakse juba esimese klassi raamatutes, nii et noh, minu meelest see on midagi erakordselt räiget. aga siia veel globaalsest mõõtmest. siin FEMA, see oli sise- ja julgeolekuministeeriumi alluvuses ja see ilmselt tuli ka seotud USA ideega, et see oli mõeldud katastroofide rahastamise jaoks, et kui kuskil oli looduskatastroof, siis sealt FEMA kaudu maksti ohvritele rahasid, aga viimasel korral, kui seal Põhja-Carolinas vist oli see katastroof, siis oligi niimoodi, et pandi lepingule niimoodi peale, et saad siukse pisku, mingi $750, aga siis lepid sellega, noh, kõik sellised, noh, ütleme niimoodi, et sisuliselt muudeti inimene, kes oli niigi juba kannatanud, täielikuks orjaks. et ja siis samal ajal saadeti sadu miljardeid Ukrainale ja nüüd, kui Zelenskõi väitis, et tema pole 2/3 sellest kätte saanud, üle 100 miljardi, siis andke andeks, mulle tundub, et siin on tegu puhta rahapesuga. ja mis siin veel poliitiku kohta ütleksin nii palju, et see poliitik oli 2023 seesama seltskond, kes käivitas selle Prigožini libaoperatsiooni ja tänu selle Prigožini libaoperatsioonile siis EKRE võimalused selleks ajaks nulliti nagu ära, et nad oleks saanud vähemasti üle 20 koha, aga me teame, et kui oleks olnud pabervalimised, siis oleks saanud vähemalt 25 või natuke enam kohtasid, aga nagu me teame, siis Reformierakond vajutas nii-öelda tuumanuppu 2023 ja selle kaudu siis e-valimised said anda Reformierakonnale 37, nüüd on neid 39 kohta. ja ma arvan, et seal oli kindlasti taga USA idee rahad ja kindlasti ka teatav ringkäendus, aga noh, eks me lähemal ajal hakkame ühte kui teist nägema, et me ei oskagi öelda, mis siin 4 kuu pärast saab, mil saade avalikuks jõuab kõikidele, aga kindlasti ajad on huvitavad, sest USA on nüüd selle saate salvestuse hetkeks de facto Euroopale selja keeranud ja aeg näitab, kuhu siit edasi. nii palju praegu. aitäh, Mihkel. Kertu, palun. ja aitäh. no me oleme siin viimastel aastatel kuulnud sellist väljendit nagu hübriidsõda ja mina arvan, et see sellisel moel rahadega asjade mudimine on osa sõjast, sellepärast et vaata, kui sa lähed relvadega kellegi pinnale või midagi nõudma, siis sellele ju tekib vastureaktsioon, isegi kui sa saad mingid inimesed sealt enda paati ära osta, aga kui sa lähedki otse rahaga, siis selles alles mõne aja pärast märgatakse, mida täpsemalt kokku ostetakse, mida täpsemalt selle rahaga siis üritatakse luua. ja praegu ma näen, et meie meediamaastikul on neid, kes juba nagu aduvad, et tuul on pöördunud ja vist loodetakse, et noh, vaatavad üle selle rahastuse ja kuskilt see raha ikkagi hakkab voolama.
mis teatud mõttes ei ole üldse halb mõtteviis, sest see, kuidas see nii-öelda ameeriklaste maksuraha on tulnud meile, see ei ole ameeriklaste otsus. Alguses võis olla see selline heategevuslik ja natuke tagamõte ka, anname neile raha, vaatame pärast, midagi saab ikka vastu. Aga see, kui peenelt praegu on pandud see töötama just seda globalistide agendat teenima, siis mina näen, et täpselt nii nagu lüpstakse eestlasi, et Ukrainat on vaja aidata, nii on lüpstud ka ameeriklasi, et seda USAID-i raha kokku panna, et siis seeläbi ajada mitte seda agendat, mis oleks Ameerika enda riigi lähtekohast väga oluline, vaid mis teenib just seda globalistlikku punti, kellel ei ole olulised riigipiirid. Riigid on nagu malenupud malelaual ja kui nüüd USA otsustab, et nemad ei ole enam see kanal, kelle kaudu see raha siis rahvalt kokku korjatakse ja pannakse tsirkulatsiooni mingit agenda eesmärke teenima, siis lihtsalt leitakse mingi muu viis. Et tõenäoliselt praegu on jah korraks puhkus, need, kes on harjunud, et tulevad nupud ette, nii see on tõde, see on tõde, see on vale, see on vale, neil võib tekkida mingi selline täitsa kaose moment, sest nende peades ei ole enam oma mõtteid, on ainult need, mis tellitakse. Ja kui nüüd raha ja tellimusi peale ei tule, siis nad ei teagi, mida mõelda millestki. Keeruline hetk. Aga suure tõenäosusega need globalistid leiavad ikkagi mingi uue viisi edasi mõjutada, et meil tuleb olla hästi terane, jälgida, kas kuskilt hakkavad mingil muul moel need rahad ikkagi liikuma, et isegi kui USA selle läbi enda käiva kraani kinni keerab, siis ma arvan, et need, kes on selle algse plaani taga läbi USAID-i neid asju ajada, nad ei jäta jonni ka sellepärast, nemad ei jäta seda sõda pidamata, sest see, kui peenelt on tegelikult Eesti ühiskond on manipuleeritud kõigi nende faktikontrolöri asjadega, meie koolisüsteemis on ka ju selle raha mõjutus sees. See on ülipeen asi, sest inimesed ei saa aru ja seal tekib ka see, et kui su vastas on selline monstrum, sa saad aru, et lastele sihukest asja õpetada ei ole okei, vanemana, mis valik sul on? Erakool ja siis ongi nii, et sa maksad maksudega ennast ogaraks, siis sa maksad selle erakooli ka veel kinni, kui sa saad üldse kindel olla, et see erakool läheb natukenegi kas või sellest agendast mööda ja lastele ikkagi räägitakse nii, nagu päriselt on, et on ema ja isa, 2 sugu ja muudel teemadel ka räägitakse asjadest nii, nagu on ja räägitakse nii, nagu on meie siis päriselt heaoluks vajalik, mitte et lapsi segadusse saada ja kasvatada peale inimesi, kellel puudub igasugune pinnas ja võimekus ümbritsevad endale tõlgendada nii, nagu see on. Sest kui lapsele maast madalast korrutada asju nii, nagu nad tegelikult ei ole ja laps hakkab ise looma seoseid välismaailmaga ja saab aru, et see, mida talle öeldakse, on lühises sellega, mida ta tegelikult kogeb, tajub, siis ta jääbki selles lühises elama. Mingist hetkest ta võibki olla nii, et okei, öeldakse seda, nüüd tuleb nii mõelda ja tal tekibki see normaalsustaju, et ma ei peagi rääkima seda, mis päriselt on, ma pean rääkima seda, mis mulle ette antakse, sest see hoiab mind. See annab mulle mingigi turvatunde selles päris segases ja natuke ohtlikus maailmas, sest tänasel päeval see, kuidas ühiskonda on manipuleeritud läbi meedia ja nende tellimustõdede, on ju see, et kui sa suu lahti teed, sind tühistatakse ära ja neid indiviide meie ühiskonnas, kes suudaks selle üle elada, neid ei ole väga palju. Et on küllalt neid, kes on stiilis, ma ei tea, 8-10 aastat õppinud, saanud oma ametikoha ja sa saad aru, et mis toimub, on vale, aga kui sa vastu hakkad, siis kogu su haridus läheb lihtsalt korstnasse. Sa pead ütlema seda, mis tellitakse sulle öelda, stiilis meditsiin, haridus. Et selles plaanis ma ei ole väga optimistlik, et nüüd, kui seal Musk ja Trump keeravad kraani kinni, siis me saame rahulikult hingata, et tõejärgne ajast on läbi, nüüd on tõeajastu. Ei, jälgige mängu, sest sellel süsteemil on ikkagi väga-väga suured hoovad käes. Kas või see meie Eesti Eurovisioonile minek, et see, mis laul valiti, see ei ole mitte midagi juhuslikku, seal on ikkagi vastav sümboolika sees, mis peegeldab, mis energia tänasel päeval maailmas valitseb. Ja see ei ole see punkt, kus ma ütlen, et sellel räpasel ja tumedal on maru suur võim. Ma näen, et sellel räpasel tumedal on natuke ka paanika. Paanikas võivad nad teha endale kahjulikke otsuseid, aga nad võivad selle paanikaga üle elada ja sama elujõuliselt edasi panna. Meie asi on lihtsalt säilitada seda enda joondumust ja mitte alla anda ja mitte leppida sellega, et asjad on, nagu nad on. Ja huvitav moment on ka see, et on inimesi,
kes tänu sellele, et kuskilt imbub avalikku info välja, mingit informatsiooni, julgevad öelda, mida nad mõtlevad. Et kui mingid meiesugused nii-öelda vandenõuteoreetikud, lamemaalased räägivad, siis seda järgi öelda ei tohi. Aga kui Tsahkna ütleb ära, et Ameerika huvi on meie muldmetallid ja samal ajal mina mõtlen, ma ei tea, mitu aastat on räägitud, et kaitsta tahab marudelt, no ikka tuli hingeliselt tahab kaitsta ja mingi muldmetallide jutt. Maru kummaline, et noh, kas ei ole mitte see, mida mina olen kogu aeg rääkinud, et miks neil on vaja võtta meie maad selleks, et meid siis kaitsta, miks neil on vaja luua mingeid tsoone, kus neil on suuremad õigused kui meil ja nii edasi. Siin on ikkagi neil enda isiklik huvi, mitte midagi enamat ja stiilis, et ameeriklane ikkagi tuleb ja teeb nii palju head. Näete ise, Ukraina käest küsib välja kõik, mis on küsitud ja asi ei ole selles, et Trump on ikka jobu, Biden poleks küll seda raha välja küsinud ja niimoodi hakanud kauplema, et andke oma muldmetalle ja muid varasid vastu, et Biden hea mees oleks öelnud, et tore, et saime aidata, aga vaadake, Trump on halb. Et see täitsa oleneb nüüd, kuidas see peavoolumeedia, mis nendele nii-öelda muinasjuttudele mängitakse, mis muinasjutud inimesed alla neelavad edaspidi ja mis muinasjutud on lihtsalt nii absurdsed, et äratavad inimesed üles ja nad saavad aru, et no pekki ei ole ikka võimalik see, mida öeldakse, et konn muutub printsiks ja muud asjad, mis muinasjuttude puhul viitavad sellele, et ilmselgelt on tegemist väljamõeldisega. Ja et seda, et see USAID on kunagi olnud mingi hea asi, ma arvan, et algusest peale on olnud ikkagi idee, et kinnitada oma võimu ka mujal ja läbi heategevuse. Ja ajas on see lihtsalt võtnud veel koledamaid ja koledamaid mõõtmeid, sest kui ma olen vaadanud, mis ameeriklased ise räägivad sel teemal, et neil on hästi-hästi põhjalikud analüüsid tehtud, see on ikka inimkaubanduseni välja seda raha liigutatud eesmärkidena, siis et see on ikka nagu kole, aga kes sukeldub vandenõuteooriatesse sügavamalt või teooriatesse, nendesse vandenõudesse, mis käimas on, siis lastega kauplemine, üldse inimkaubandus on päris suur osa sellest, millega nad tegelevad, sest see aitab ka, kuidas ma ütlen, seda nende maailma toimimas hoida. Aga okei, ma ei hakka väga siukseks energiajutuks minema kätte, et hoiame siis maisema selle saate. Vot, ja mis Andres, sa ennast ütlesid, et Ukrainas on demokraatia nagu ootele pandud pausile, siis Eestis on ka ju tegelikult, aga seda ei öelda välja, sest meil on ikkagi valimised aga kuna meil on e-valimised, millega saab teha justkui on need demokraatia, aga tegelikult on demokraatia pausil, siis me ei pea seda välja ütlema. Aga kuna Ukrainas ei ole lihtsalt muud varianti, kui öelda niimoodi otse välja ja seal samas oodata, et inimesed siis ilmselt nad lepivad sellega, mis neil muud üle jääb. Ega Ukrainas ka ju räägitakse sellest, kuidas Venemaal käitutakse nendega, kes vastu hakkavad. Ma ei tea, et Ukrainas väga palju paremini käitutakse nendega, kes võimule vastu hakkavad, aga mõtlema peab nii, et Ukraina hea, Venemaa halb. Aga mina niimoodi mõelda ei oska, sest ma näen, et kõigis riikides on sees neid jõude, mis on suutelised toimetama oma rahva vastaselt. Ja lõpuks ongi see, minu teooria taandub sellele, et riigid on lihtsalt malenupud sellel mängulaual ja see, kust see võim jookseb, on tegelikult tsenter. Ja seal on salaorganisatsioonid, mitte nii salaorganisatsioonid ja suguvõsaliinid. Sealt kaudu käib see mäng ja kõik muu on lihtsalt illusioon ja meie siis segadusse ajamine ja vaenlase otsimine sealt, kus tegelikult on teised mängunupud. Aga siinkohal ma lõpetan, annan sõna edasi. Aitäh. Gunn-Britt, palun. No, ma alustaks sellest, et siin on ära räägitud need kõik, mille puhul see USAID ellu kutsuti ja kes seda tegi. Aga ma tooksin niisugune lihtsustatud või kiire kokkuvõtte, niisugune podcaster nagu Benny Johnson, tema pani väikse klipi kokku ja et mis see USAID on. Lühidalt praegusel hetkel on ta USA välisministeeriumi või välispoliitika elluviimiseks valmistab lihtsalt pinda ette igal pool. Ehk see on nagu, ütleme, et kui tõsisemaks poliitikaks läheb, siis on mingi sobi pinnas ette tehtud. Tegelikult siin on nendes jutt, kes siin rääkinud on nagu kõik läbi käinud see teema. Et aga minu jaoks see USAID teema oli see, et minu jaoks loksutas ta väga paljud asjad kokku. Et olid nagu mingid oma peas vandenõuteooriad ja kõik.
ja nagu mingi puuduv lüli on puudu, et kes on see, kes nii-öelda niite tõmbab, kes rahastab, noh, eks meie peast on kogu aeg Soros läbi käinud ja võib-olla veel mõned seal, aga ütleme niimoodi, et üks on see rahastus, mida me noh, suuresti nagu välja tuleb selle USAID nimekirja kaudu, mis on otserahad liikunud, aga kui palju on see ringiga läinud meieni, noh, jõuab meieni. ehk siis seesama Soros on saanud ju sealt ka sadu miljoneid. ja kuhu Soros selle liigutanud on, kas ta on selle USA-s seal BLM-i märatsemise peale kulutanud, kus siin aastaid tagasi ju põhimõtteliselt paljud linnad maatasa tehti selle käigus. ja need, kes tahavad nüüd föderaalabi saada, et jälle kuidagi jalge peale saada. või siis on noh, tõenäoliselt on peale Sorose veel neid tegelasi, kes kuidagi neid rahasid liigutavad, et ega see raha liigutamine ei ole olnud ainult sellega, et kanname arvelt arvele raha, vaid see on ka sularaha arveldused käivad läbi selle. ehk siis me võime mõelda nii mõnegi inimese peale, kes on kilekotis rahaga ringi kõndinud ja jäänud hämaraks, kuskohast see raha pärit on, eks. ja siis nüüd Andres Raidi juurde, et noh, ma ise jõudsin ka sinnani, et kuskil 80ndate lõpust võib-olla on need rahad juba siiapoole jõudnud, mis iganes teid pidi, noh, tõenäoliselt sularaha on vaevalt et muud moodi. aga eks see siis riigikorra vahetuse ajal pandi ka nende samade rahade najal ka meie praegune toiduahel paika suure tõenäosusega, noh, see on minu vandenõuteooria. nii et miks muidu on nii-öelda poliitilisi jõude, kes on nagu puutumatud, mitte midagi ei juhtu. tuletame meelde seda, et Kaja Kallas, kui tal see Vene äriskandaal nii-öelda oli, et tema ütles, et ma nüüd enam-vähem sõna-sõnalt see ei ole, aga et tema välismaised nõuandjad soovitasid tal mitte tagasi astuda. nüüd me võime arvata, kuskohast need välismaised nõuandjad võib-olla pärit on või kelle rahade taga nad istusid. et noh, see on nagu meie meediastki läbi käinud. ja siis mis ma tahtsin nüüd rääkida siin Kertu rääkis sellest mõtlemise mallist, et noh, et kes, kuidas ja kuidas inimesed noh, nagu selle propaganda küüsi langevad, siis mul tuli meelde, sest on nüüd 2 aastat täis, Raul Rebane oli Välva saates ja ta ütles siukse, see on ainuke asi, millega ma ta nõus olen, ma ei tea, viimase 10-20 aasta jooksul, mis ta üldse öelnud on. ehk siis ETV pühapäevane saade ja Raul Rebane ütles sellised asjad, et inimeste võime uskuda lollusi on erakordselt suur. ehk siis, kui hästi inimesed nagu propaganda lõksu langevad, et see on nagu hämmastav, et see 24 veebruar oli nagu aastal 22 näitas ära, et kui paar päeva varem oli ERR-is uudis Kanada veoautojuhtide streik või noh, nende meeleavaldus oli, kus Astrid Kannel ütles, et no mingi paarsada seal Montreali selle Kapitooliumi juurde, oli vist niimoodi, kogunes paarsada veoautojuhti meelt avaldama Trudeau poliitika vastu. Ja siis oli sotsiaalmeedia täis ahahaa ja ihihi, et vaata, mida Kannel ütles, eks ju. noh, ma olin ise jälginud paar nädalat seda teemat ja noh, seal oli põhimõtteliselt oli linn umbe aetud rekkadest. noh, okei, võib-olla tõesti paarsada jõudis sinna, aga vaevalt. ja nii kui 24. veebruar 22 oli, siis kõik inimesed rääkisid Ukrainast ja kui ma siis suutsin seal sotsiaalmeedias nagu natuke öelda, et aga ja kõik kirusid muidugi, et oi, et venelased on lollid, usuvad Putini propagandat. ja kui ütled, et aga kuulge, et te olete ise sellesama mündi teine külg, et te usute ju sõna-sõna, noh, kõike, mida teile ette söödetakse praegu Ukraina kohta, noh, siis said ühesõnaga virtuaalselt peksa kohe. noh, seal on nagu mingit vahet, et ja kusjuures just needsamad inimesed, kes paar päeva varem olid nagu sellesama AK uudise peale nagu irvitanud, siis nüüd olid nad kõik järsku, kõike usume, mida AK ette teeb. noh, nii lihtne see ongi. aga nüüd USAID-i poole pealt, seal on niisuguseid huvitavaid asju, see vikerkaare maailm, et noh, nende rahastuste nimekiri on nagu täiesti müstiline, et sinna on nüüd segatud ka Clintoni fond, aga 2010 oli siis Haitil noh, päris korralik maavärin
ja koguti, kas oli 1,7 miljardit Haitile selle elektrijaama ehitamiseks. Üllatus, üllatus, raha on läinud, elektrijaama pole keegi ehitama hakanud, eks ju, noh. On päris, no ikka korralik number, eks ju. Siis 300 miljonit sinna, 300 miljonit tänna. Ladina-Ameerikasse seal, ma nüüd riike ei hakka enam ütlema, see on võib-olla natuke meelest ära läinud, aga põhimõtteliselt, kes saab mingi transooperi lavastamiseks mingi kümneid tuhandeid, siis see oli vist meeles, et Peruu sai mingi ka 30 000 selle eest, et nad mingisuguse vikerkaare teemalise koomiksi välja annaksid. Iirimaale ka, et nad saaksid seal oma muusikali teha transteemalist, noh. Ja siis pole imestada, et seesama ERR on sellest samast katlast saanud selle aastavahetusürituse. Või no ütleme, see ei olnud küll nüüd, ERR näitas, aga kes selle etenduse tegid, et nad on sealt samast katlast saanud. No see on nagu muster, siin ei saa nagu eksida. Et kuskohast need rahad tulnud on. Siis nüüd selline asi, et kuna ma olen seda USA teemat aastaid jälginud, siis põhimõtteliselt kõik asjad, mis USA-s juhtuvad, see ei juhtu hetkega nagu Euroopas, vaid see võtab aega. Et selle koha pealt ma olen natuke nagu positiivselt meelestatud, et jah, et ei saa uskuda, et kui USA-s 5. november ära oli, siis oli aru saada, kuidas sealne, ütleme, see meedia ja kõik muutus. No muidugi me ei räägi CNN-ist, kuigi ma ei tea, kui palju teist CNN-i vaatab, mina eriti mitte, aga seal on üks väga tore tegelane, on Scott Jennings, kui see stuudios on, siis tasub vaadata, ausalt. tema on nagu sihuke värske tegelane, kes on võimeline nagu terve stuudioga oponeerima väga hästi. Ja siis, aga kui meediateema poole minna, et seesama see Politico, et räägiti meile ju seesama, et oi, meil on sõltumatu meedia ja kõik. Politico pani siis seal 22 aasta lõpust või 23 või kuna see tuli, see Prigožini teema. Et noh, see on nagu, kui paneme nüüd ajajoonele, noh, vandenõuteooria mul. Poliitikule söödeti ette, mingi teema tuleb võtta, EKRE on liiga hea. noh, leiti, et Politico teeb mingi artikli, tema nagu usaldusväärsus, kõik. teeme selle mingi Vene teema püsti, et EKRE on seotud, siis kohalik see, kes meil see iganädalasi neid iludusvõistlusi poliitilisi teeb, seal on kohe näha, et numbrid hakkavad muutuma hetkega ja siis tulevad meil valimised, kõik ilus, tore. Eesti 200, Reform ja sotsid ja kõik on nagu meeletult ilusad ja läheb paar nädalat mööda ja siis noh, nagu EKRE numbrid hakkavad jälle tõusma. et see on nagu väga hästi ajastatud see teema, eks, noh, sellised asjad ei juhtu niisama, et kaevame mingi suvalise teema, paneme kogu meie kohaliku meedia seda täis ja siis vaatame, mis juhtub. või õigemini seal ei olnud midagi vaadata, mis juhtub, vaid see oli ette teada, mis juhtub. ehk see lõpptulemus oli see, et eeltöö tehti, et see lõpptulemus selline võiks olla, ilus välja näeks, et oh, kõik on sellesama Prigožini ja EKRE seoste vahel, et sellepärast on nii kehva tulemus, et tegelikult polnud ei ühte ega teist, vaid lõpp kirjutati lihtsalt selliseks. et sellesama see vandenõuteooria kohta, ma ei tea, kui palju teist vaatas üldse neid USA tiimi nii-öelda neid ametisse, mitte vannutamisi, aga eelkuulamisi kongressis ja senatis, siis senaator Kennedy, kes ei ole meile tuntud Kenneditega küll sugulane, aga sama nimi on, senaator Texasest. tema oli Cash Pateli seal noh, kuulamiste juures ja ta ütles, et sihukese huvitava lause, et Cash, et te peate nagu rohkem neid vandenõuteooriaid, õigemini, meil on vaja rohkem vandenõuteooriaid, sellepärast kõik eelnevad on osutunud tõeks. ja siis ta tõi numbri mingi 37-0 on seis, eks ju, noh, mis sinna 37 hulka kuulub, on ju. aga noh, nagu näha, et tänane vandenõuteooria on homne tõde ja nii ta läheb. et mis muidugi nüüd selle, ma olen võib-olla sellest USAID-i teemast natuke eemal, aga noh, ütleme niimoodi, et kuna see raha on nii massiliselt liikunud, siis ei tea ju, kes, kus, mismoodi selle konksu otsa on sattunud. noh, me võime ainult oletada, lihtsalt see loksutas minu jaoks nagu asjad paika, aga nüüd see, kuidas see meediakäsitlus on käinud, siis
ma ei tea, kui palju teist mäletab Trumpi esimese ametiaja aega, mida AK tegi põhimõtteliselt iga päev, oli AK-s kohustuslik Trumpi kirumise minutid. noh, vähemalt selle ametiaja lõpupoole kogu aeg, iga kord, kui AK käima panid, sealt see Trumpi kirumine tuli. ja praegu ma Eesti meediat väga vähe tarbin, aga ikka ma olen aru saanud, et põhimõtteliselt jätkati sealt, kus 4 aastat tagasi pooleli jäi. et, äh, et selle koha pealt ma nagu Eesti ühesõnaga jätkab seda teemat, et minu jaoks on see Eesti nagu muutunud mingi eksperimentaalseks kohaks, kas või seesama see USAID-i rahadega või Euroopas kuskilt, tõenäoliselt on eurooplastel ka mingi oma rahakott, kuidas seda asja toidetakse. aga ma nüüd, selle FEMA käis ka siit korra läbi, et FEMAga oli paar asja, et Floridas oli orkaan, mis ta siin oli eelmine aasta, siis sealne, ma ei mäleta, mis linna boss või oli see üldse Florida boss, kes oli välja öelnud selle, et seal, kus majade juures on Trumpi toetavad sildid, jätke need puutumata. see kodanik sai muidugi tööst lahti, kui see avalikuks tuli. ma nüüd nimesid ei mäleta, aga see lihtsalt, kuna see tema nimi läbi jooksis, siis ja nüüd viimane asi oli New Yorgiga seoses, mingi ligi 60 miljonit pandi hakkama selleks, et illegaale majutada New Yorgis luksushotellidesse. et noh, see on nagu teine peaaegu et nagu rahapesuskeem, mis on noh, silma ja kõrva jäänud. nüüd Mihkel rääkis siin vahepeal ka sellest faktikontrollist, et delfikad on nagu hulluks läinud, ma ise kogesin seda sel nädalal, kui sain lihtsalt teema, mis on Prantsuse mainstreamis esikohal peaaegu, siis selle nii-öelda omamoodi kokkuvõtte või ühe pildi lisamine paar päeva hiljem kuulutati väärinfoks Delfi poolt. nii et ma ei tea, kustkohast nemad neid andmeid võtavad, aga ju siis neil on väga head infoallikad, et nad niimoodi teevad. vot, aga nüüd võib-olla hetkel ma jätaks oma juttu pooleli, et kuulaks, mis nüüd edasi läheb. selge, aitäh sulle. selles suhtes, et võiks lisaks veel mainida seda, et Covidi pandeemia, ma olen täiesti veendunud, oli suuresti koordineeritud ja rahastatud USAID-i poolt. Konbrit. ja ma tahan lisada, et seesama, nüüd oli Müncheni kõne oli J.D. Vance'il ja ta mainis sellesama Covidi teema seal ära ka. ehk ütleme niimoodi, et siit on välja tulnud see rahastuse rida, et tegelikult sealt, kui ma ei eksi, ammust aega juba räägiti, et Google on sinna Wuhani laborisse raha pannud, siis kindlasti oli seotud Ameerika see üks suuremaid tegelasi selle Covidiga, Fauci. sest Fauci oli noh, ütleme niimoodi, et nüüd räägitakse ka juba mitut korda avalikuks, et mingi uus viirus on ja kõik on tulemas, aga 2007, see oli enne Trumpi ametisse vannutamist, ütles Fauci, et uuel presidendil saab olema noh, nagu challenge mingisuguse viirusega või haiguspuhanguga. aga kust ta teadis seda? ta ise oli ka näppupidi seal selles Wuhani labori teemas sees, noh, see on nagu ammune peaaegu et fakt, eks ju. ja kõige parem noh, nagu kinnitus, et tema on selle asja nii-öelda suur orkestrant olnud, on see, et miks muidu Biden enne viimasel päeval, enne kui ta Valgest Majast lahkus, andis armu Faucile preventatiivselt. kuigi väidetavalt ta ei ole ju mitte midagi halvasti teinud. aga kuidas saab niimoodi olla, et kui sa pole midagi pahasti teinud ja sulle antakse armu, järelikult on seal mingisugune, kui enne võisid veel ühtepidi mõelda, et järsku on see valeinfo, siis noh, sihuke tegevus nagu viitab otseselt, et on seal taga. mina ise isiklikult loodan seda, et kuigi armu anti, siis Trump tühistab need armuandmised. ma segan vahele. kas mitte praegune spiiker ei olnud see, et need viimase või kõik need preventatiivsed
armu andmised võetakse kongressis nii-öelda ülesse. ehk siis need põhimõtteliselt see viimase päeva oma pere ja Fauci ja kes seal veel olid, et seda asja niisama ei jäeta. loodame ka, sest sellega on hunnikutes inimesi ära tapetud nii selle samuse haigusega pluss vaktsiinid. Ma arvan, et vaktsiinide tagajärjel on rohkem surnud inimesi kui selle nii-öelda köha-nohuga. Harri, palun, on mõtteid? vaata, muidugi võime rääkida detailidest ja tuua siin välja erinevaid fakte ja nüansse, aga tegelikult suures pildis ei ole see nagu eriti oluline, kes mida ütles, kes kus käis, kuidas tegi, mismoodi tegi. Me peame vaatama üleüldiseid suuri dünaamilisi protsesse ja seda dünaamikat saada aru üleüldiselt, mis maailmas sunnib. ja vot sellele ma just viitasingi, et seesama pehme jõud, mis on siis raha kantimine paremale vasakule, millega ostetakse oma mõjuvõimu, see on nüüd asendunud väga konkreetse tugeva jõuga ja seda tulebki arvestada ja see on muidugi, see on nagu, nagu tavatsetakse öelda paanikabörsil nendele liberaalsetele jõududele, kes on harjunud elama ja nautima oma positsiooni selles maailmas. nii et ega siin midagi eriti lisada ei ole, me võime detaile, uudistest kuuldud detaile lugeda või kopeerida siin põhjalikult ja lõpmatusid. aga see või oluline on näha üleüldist dünaamikat, mis maailmas juhtuma hakkab. ja see on minu meelest kõige olulisem. ja olen täiesti ka kindel, et lepitakse kokku maailma jagamine uute jõudude vahel ja noh, paratamatult need, kes olid enne suured vihamainlased, muutuvad sõbraks. ja vot ei tasu kunagi unustada ühte kapitalistliku ühiskonna seda teesi või tõde, mis on see, et kapitalistlikus ühiskonnas sõpru ei ole. Me ju kogu aeg räägime, et ta on meie sõber ja need on meie sõbrad. Sõpru ei ole. Kas sa oled kasulik või sa ei ole kasulik ja kui sa kasulik ei ole, siis sind rohkem vaja ei ole. Täpselt nii lihtsalt ongi terve see ühiskond üles ehitatud. Ja hakata looma endale mingisugust illusiooni, kas või ka Euroopa tasandil täna, on sõna otseses mõttes täiesti kohatu. Iga riik ja iga rahvas peaks tegelikult lähtuma ikkagi iseenda huvidest ja iseenda vajadustest eelkõige ja siis hakkama vaatama, mis ümberringi sünnib. Ja muide, suured just täpselt niimoodi ka käituvad. Ja delegeerida iseenda olemine kellegi vasalliks on minu meelest totaalselt vale. nii et väga huvitavad ajad on ees ja ennustada, mis juhtuma hakkab või kuhu me lõpuks välja liigume, seda on ääretult keeruline teha ja noh, olen ka sirvinud praktiliselt kõiki uudisenuppe, mis erinevatest kanalitest tuleb, nii Vene poolt Telegram kanalitest kui ka Ameerika uudistest, kui ka Vene propagandast. Ma olen püüdnud seda kõike vaadata ja kõike jälgida, et kujundada iseendale selline üleüldne objektiivne pilt ja ma ei näe selles, ütleme nüüd näiteks nagu meie riigi jaoks küll täna mitte ühtegi positiivset stsenaariumit, et ega ma rohkem nagu öelda ei tahakski. Aitäh. Aitäh sulle. Andres, palun. jah, rahal on suur jõud ja suurel rahal on veel suurem jõud ja kellel see rahakott suurem on, tihtipeale see jõud suurem ongi. aga siin peaks natuke mõistust ka olema. vot Kaja Kallas nüüd Euroopa suure juhina, meil ei ole millegipärast neid seisukohti eriti valgustatud, mida ta öelnud on, küll aga ta on öelnud mitmetele välismaa infoagentuuridele, suisa nüüd ka nüüd viimaste sündmustega seoses, et on vaja saavutada mingisugune olukord Ukrainale läbirääkimiste platvorm, mis võiks olla rahu läbi jõu ehk siis Freiheit durch Kraft. aga no need on kõik ära proovitud ja sellest ei ole mitte midagi välja tulnud. aga võib-olla tal ei ole sellest räägitud ja noh, ta ei ole ka ise huvi tundnud. tunduvalt edukamaks ajaloo mõistes osutus Kraft durch Freude nimeline
turismiagentuur, mis töötas kolmanda Reichi tingimustes ja mis asutati juba kuskil 30-ndatel, kas 33 või 1933 või 1934. ja see eeldas siis, et käiakse ringi ja saadakse sõpru ja saadakse tugevamaks ja see hõlmas ka ühisbordellide külastusi ja igasuguseid muid niisuguseid asju. see oli tunduvalt efektiivsem viis, kui praegu ajada taga mingisugust noh, niisugust üsnagi utoopilist versiooni kuskilt nagu leiutada praegu mingisuguseid uusi. võtke vana ja läbiproovitud asi kasutusele ja ei olegi rohkem mingisugust probleemi. tähendab, kui Harri viitas siin, et tuleks seda suurt pilti näha, tähendab tervet pilti tuleks vaja näha, võtame ja siin ei piisa mingist aastast, 3-2 või midagi taolist, võtame ikka 100 aastat või noh, äärmisel juhul 50. siis kes pani pukki nende värskelt liidu lagunemisel, Nõukogude Liidu, ma pean silmas, lagunemisel tekkinud endiste liiduvabariikide juhid ja kus nad tekkisid ja kas on siis järsku mingisugune juhus, et kõigis 3 Balti liiduvabariigis, Eestis, Lätis, Leedus olid korraga koolikaaslased järsku Ühendriikidest, olid kõik osutusid järsku presidentideks ja siis kus koha pealt toodi järgmised, kus koha pealt toodi Ukrainasse seltskond ja kes no ei ole ju mingisugune Paetki oli sellesse skandaali kistud, kui Nuland ütles, et me oleme siia 5 miljardit juba pannud ja Jacek, see on oma poiss ja selle panemegi. Jatsenjukist oli jutt ja noh, kes kuskile pani ja siis tuli Biden, kes teatas, et oot. mida see Šokin, tegemist Ukraina peaprokuröriga, mida see siin uurib, see tahtis uurida, et kuidas Hunter Biden siiski seal Burismas oma miljoneid teenis. mis asja, kui te seal ära ei vaheta homseks, siis te seda raha ei saa, need miljonid jäävad saamata. oligi kohe ära vahetatud järgmiseks päevaks. raha jälle laekus ja tähendab, no siin nii lihtne see ongi. aga nüüd ega siis noh, me muidugi ei ole nii naiivsed, ütleme, et Biden liigutas seda raha. kui vaadata Bideni nii füüsilist kui vaimset seisukorda viimase paari aasta jooksul, mis ta võimul oli, no siis ei ole ju kahtlust, et tema küll nende otsuste taga ei olnud. no tekivad ainult küsimused, kes need liigutajad olid ja kui palju sealt endale tehti ja kui palju sealt veel kellelegi ja no jookske Pekuuni, tähendab jookske raha järgi ja vaadake, kuhu need kõik jooksevad ja nii ongi. ja kui nüüd Elon Musk, see oli muidugi hea, kui meil Tsahkna ütles midagi Muski kohta, et noh, et kes hakkas Ühendriikide valitsuse efektiivsusega tegelema. või meil Tsahkna ütles midagi et kuule, et ikka peaks ikka vaatama ja ei tea, kas ikka päris õige on, siis vaadake, see boks toimub erinevates kategooriates. sellist kergekaalu, milles võistleb Tsahkna, sellist rahvusvahelises, noh ei maadlusboksi ega muus spordiliitudes veel leiutatud ei ole. küll aga võistleb Musk üliraske kaalus. ja nüüd vaatame kasvõi saavutuste registrit, siis Muskil on ette näidata, noh, ma ei tea, see võtab terve köite. ja need on saavutused. Tsahkna puhul saaks ka niisuguse brošüüri, aga see on läbikukkumised. nii et noh, mida me siin võrdleme võrreldamatut. tähendab, võimalik on ainult kõrvutada, vot kui ei ole võimalik võrrelda erinevaid asju, näiteks klaverit ja autot, aga kõrvutada on neid küll võimalik. ja siit tulebki vaadata, et noh, et siis nüüd oleks viimane aeg vaadata veel kasvõi seesamane USAID, mis sealt järgi on jäänud. ja see ruttu heaks otstarbeks siia konks taha ja siia. ja siin ta mitte LGBT ega mingisuguse, ma ei tea, mingite jaburate friikide show taha panna, vaid võib-olla hoopis mingit elektriasja ajada või veel midagi kuidagi, aga noh, selleks peaksid inimesed, kes praegu seal neid asju otsustavad,
teistele ja teadjatele ruumi tegema, aga ei ole nõus. No ei ole nõus, no sellepärast kahjuks on niimoodi, et peab paika, et targem annab järele. No kahjuks annabki järele ja siis see võimaldabki nendel ohmumatel võimupositsioonidel olla kuidagimoodi. Kahjuks on see niimoodi sätitud. Aga olgu, annan edasi. just täpselt, nõustun täiesti. Gun-Britt, ja palun. ma tahaksin kahte asja lisada, üks oli Harri see pehme ja tugev jõud. see pani mind mõtlema selle peale, et eriti selle J.D. Vance'i kõne Münchenis ka veel, et kui Euroopa jätkab veel nagu natuke kauem kui vaja oma seda transrohe vikerkaare maailma agenda elluviimist, et kas ei juhtu selline asi, et lõpuks nagu oli omal ajal USA versus Nõukogude Liit, saab Euroopa versus ülejäänud maailm. aga ma kahtlustan, et see Euroopa lihtsalt ei pea vastu, sest oma lollide mõtetega ja nende elluviimisega. ja noh, olgem ausad, kui Trump ja Putin istuvad laua taha, nagu nad vist varsti suure tõenäosusega juhtub, siis Euroopas ei ole nagu adekvaatset inimmaterjali, keda sinna nagu kaasa kutsuda, et neid läbirääkimisi üldse pidada. ja Andres Raidi jutu kohta, et see Bideni paar viimast aastat, no Biden oli totaalne seniil ausalt öeldes juba enne seda, kui ta Valgesse Majja kolis. ma olin väga üllatunud, et kuidas on võimalik see, et Ameerika valis nihukese presidendi tuumanupp, noh, ühesõnaga põhimõtteliselt tuumanupu halduriks sellise seniili, sest ta oli enne juba noh, 2020. aastal, kui valimised toimus, ta ajas juba nii palju segast suust välja, et noh, ja kui vaatasid Ameerika poolseid reaktsioone, no ega seal väga tõsiselt teda juba varem ei võetud. et see on nagu, ja siis üks täiendus veel, et siin Andres rääkis, et kuidas Baltikumis mingid asjad kokkulangevused tekkisid, siis ma, no ütleme see, et keegi on suur nööri või niiditõmbaja, see minu jaoks on nagu, et kogu lääne kultuuriruum ühest hetkest läks kollektiivselt lolliks ja korraga. kogu oma sellesama vikerkaar ja rohepööre, noh nagu kaks kõige eredamat asja, mis välja lõid. ja viimased need 4 aastat Bideni, siis keerati nagu vint totaalselt üle ja sellepärast Ameerikas ongi praegu Trump jälle president, sellepärast see asi läks liiga kaugele. et noh, ütleme neil nagu see närv ei pidanud enam vastu. et ma ei tea, ma arvan, et te kõik olete näinud seda kaarti, kus on mitte osariigiti valimistulemused, vaid maakonniti nii-öelda, county's tasemel ja siis on tõesti nii, et USA on punane väikeste siniste täppidega. või suuresti nagu see demokraatide elektoraat tuleb suurlinnadest, metropolidest ja võib-olla mõned väiksemad kohad veel, aga üldiselt on jah, et kõige see nagu väga-väga isutäis ühesõnaga sellest agendast, mida viljeleti nii Ameerikas ja jätkatakse siin Euroopas, USA tõmbas noh, nii-öelda juhtme selle koha pealt konkreetselt seinast, nii et loodetavasti jõuab meile ka see. aga mul tuli üks mõte veel, kuna siin Kaja Kallasele jälle üks aumärk rinda pandi siin eile vist, siis ma ei tea, kui palju teist on mõelnud üldse selle peale, et üks tähtsamaid mingisuguseid auhindu, mille eest seda antakse, ma pole viitsinud isegi uurida, aga midagi head see ei tähenda, on Charlemagne'i ehk siis auhind, mille sai von der Leyen see aasta. ja kuna Andres mainis kolmandat Reichi, siis mul tuleb meelde, et Charlemagne oli ju 1000 ja peale aastat tagasi esimese Reichi ja üsna veriselt tahtis selle asja kokku panna, nii et kes selle auhinna saab, siis noh, minul tekivad küll väga veidrad seosed sellega, et Euroopa jätkab oma sihukest sõjapoliitikat, noh, ütleme praegu seda Ukraina suunal. Von der Leyen on üks suuremaid eestkõnelejaid, et ikka Ukrainale abi ja saanud sellise autasu või aunimetuse. no mul hakkavad igast toredad mõtted peas keerlema. jah, Harri, palun. ma tahtsin lisada ainult ühte, et kõige alus on ikkagi majandus ja Euroopa majandus ei vea seda tsirkust välja, mille nad on nüüd praegu käivitanud, see on täiesti selge. Ühelt poolt keerab ameeriklane neile käru selliste hindadega, et nad ei ole konkurentsivõimelised praktiliselt maailma majanduses kaasa rääkima.
toorained ja energeetika hinnad on sellised, et anna olla. see on nüüd üks asi, seda me teame kõik, et kuidas ettevõtted ära kolivad Ameerikasse. teine asi on see, et ajada tülli Venemaaga, noh, see oli, ma ütlen sõna otseses mõttes, oli ameeriklaste ässitatud, et see asi niimoodi läks. lõpetada venelastega odava energeetikaga kaubandus ära, sellepärast et kogu Lääne ja kogu Euroopa majanduse edu oligi tuginenud ju põhimõtteliselt odavale Vene energeetikale. ja noh, kasvõi kunagi, mikspärast Soome nii õitsvaks sai, sellepärast et tal oligi kõrval suur rumal ja rikas naaber, osati väga hästi ja väga efektiivselt seda ära kasutada. Eesti riik pole kunagi seda mõistusepäraselt suutnud kasutada, aga jah, Euroopa ükskõik, isegi kui ta tahab nüüd suuresti sõda pidama hakata, siis tema ressursid ei kanna seda tsirkust välja, nii et noh, varem või hiljem see on täpselt see, et nad saevad ise neid toolijalgu, mille peal nad istuvad. ja kas see nüüd neile kohale jõuab või mitte, noh, ma ei oska seda öelda, tähendab, üks võimalus on ju ka muidugi veel see, mida Eesti valitsus täna praktiseerib, on tohutu rahaliste vahendite defitsiit ja kogu see maksukoormus üritatakse kaela väänata elanikkonnale, et elanikkonda hakata sõna otseses mõttes orjastama ja lüpsma kõikvõimalike lõivude, maksudega ja noh, mis iganes. nii et ma arvan, et Eesti lambakari, andke andeks, kallid Eesti inimesed, te lihtsalt neelate selle kõik alla, te enne surete, ega te maksate, aga ma ei usu, et Euroopas inimesed sellega kaasa lähevad. ja kui nende elujärg oluliselt igasuguste maksutõusudega hakkab halvenema, siis see Vene oht taandub täiesti tahaplaanile ja igaüks hakkab vaatama iseenda heaolu või iseenda mätta otsast. ja see revolutsioon, mis siis Euroopas võib lahti minna, võib teha väga suuri muudatusi erinevates, mitte ainult riikides, vaid ka riigipiirides. nii et noh, ma ütlesin veel kord, et väga huvitavad on ajad on ees ja Euroopa Liidu majandus lihtsalt ei kannata seda jama välja, mille ta nüüd iseendale tellinud on. vot tegelikult ongi väga ilusti öeldud, et tellisid muusika, nüüd las tantsivad selle muusika järgi, mida nad iseendale on tellinud. aitäh. jah, aitäh. aga mul tekkis niisugune mõte, et kas võib olla, et see konflikt Euroopas võib nii hulluks minna, et Venemaa märkab, et neelaks selle Euroopa ka alla kenasti. on üldse niisugune asi üldse reaalne? tähendab, Venemaa ametlik seisukoht on selline, et need ei huvita see Euroopa mitte üks toll, neil on omal absoluutselt kõike, nad tahavad rahulikult elada, oma riiki üles ehitada ja majandada. ja ma ei ole kuulnud mitte ühestki Venemaa ametlikust kanalist, et Venemaa valmistaks kedagi ründama, kellelegi kallale minema, kedagi alla neelama. ta on öelnud ju Eestile ka väga ilusasti, et võtke, tehke, mis tahate, elage, kuidas tahate, tundke ennast hästi oma riigis ja aga ainukene üks asi on see, te ise oskate oma suure lollusega oma riigi ära hävitada ja noh, tuleb tunnistada, et neil on selles suhtes õigus, nii et ega siin midagi öelda ei ole. ma olen täiesti veendunud, et kui Euroopa ise ei nori Venemaa käest niimoodi tüli või ei lähe üle piiride, siis Venemaa ise ei hakka küll mitte mingisugust sõjalist tegevust Euroopa suunas arendama, see ei ole loogiline. ja ei oleks nad arendanud ka Ukrainas mitte mingisugust sõjategevust, kui ukrainlased ei oleks ise tellinud endale seda sõda kaela, nii et meeldib see teile või mitte, ei oleks pidanud hakkama vene rahvusest oma riigi kodanikke sellises ulatuses tapma ja oleks pidanud istuma laua taha ja kokku leppima, sellepärast et Ukraina oli moodustatud erinevate rahvuste baasil ühtne territoorium ja hakata ühte riiki, ühte rahvusrühma sõna otseses mõttes ahistama ei tuleks nagu noh, sellele ei oleks head nahka tulnud ja ei tulnudki. see, kujutage ette, kui palju näiteks Euroopas on mitmerahvuselisi riike ja kui üks rahvusrühm hakkaks näiteks ütlema, et teised tuleks noa otsa ajada, ära tappa, välja peksta. noh, selle peale võite muidugi öelda, et noh, sa Raudvere oled lolliks läinud, Euroopas ju sellist asja juhtuda ei saa, aga näed, Ukrainas ju tegelikult juhtus. ja meil ei ole mõtet panna jaanalinnu kombel pead liiva alla ega mitte seda tunnistada. Need on faktid, kas need meile meeldivad või mitte. ja see ongi see, kuhu ma tahtsingi välja jõuda, et kui sa tellid omale muusika, siis lõpuks tantsid selle järgi ja sul ei ole mitte midagi parata. täpselt nii kaua, kui pillimehed viitsivad mängida. palju õnne. aitäh. Gun-Britt. see Ukraina sõja teema koha pealt, et miks üldse venelane sinna Ukrainasse tungis,
noh, ütleme 22. aastal, siis no seda on USA nende erinevate senaatorite suu läbi ka, et seal oli neid nii-öelda sama, mis see Wuhanis oli, ehk siis biolaboreid ja osad olid neist Vene piirile kahtlaselt lähedal. Et ma ei tea, kes võib vaadata või uurida seda teemat täpselt, ma lihtsalt väljendan praegu siin lihtsalt erinevate ameeriklaste väljaütlemisi. Et siis just nagu esimesed raketirünnakudki olid rohkemalt suunatud, mitte see Kiievi on nii tähtis, vaid just nende laborite suunas. Ehk neid laborid on väidetavalt, noh, minul on silma jäänud mingi 20-st 90-ni, mis mööda Ukrainat laiali olid. Ja seal vaevalt tegeleti mingid tühja tähega, vaid ikka millegi rohkem ja noh, eks see raha tuli Ameerikast. Ja seesama Hunter Biden, mis iganes teemat tema seal, noh, energeetikas või kus kohas ta seal ikka oli, aga lihtsalt see biolaborite rohkus Ameerika või seal Ukrainas oli see nii-öelda üks venelasi motiveeriv jõud ehk neid elimineerida sealt. jah, tähendab, ei vaidle vastu. Aga tegelik põhjus oli see, et Ukraina sõjavägi koondas tohutud väed just nimelt Luganski ja Donetski oblastite piiri peale. Ja oli plaanis algatada ja juba alustatigi suurtükitule ettevalmistust, et minna täie rauaga sinna ja puhastada terve Luganski ja Donetski oblastid ära niinimetatud ekstremistidest, terroristidest, hävitada nad kõik ära, minna Vene piirini välja ja korraldada seal kõige ehtsam genotsiid. See on täiesti ametlikult ja ausalt maha öeldud plaan. Ja see oli üks tõsine ajend, miks venelane teadis, nägi seda kõik ette, ründas esimesena ja ma tsiteerin nüüd Putini sõnu, need ei ole minu sõnad, sest Putin ütles ilusasti, et teist 41. aastat ei tule meie rahva jaoks enam mitte kunagi. See on nagu iseenesest täiesti selge, et kõige parem, lihtsalt rünnati ette ja nurjati see pealetung, sest et vastasel juhul oleks toime pandud seal meeletud tapatalgud. Ja lihtsalt see oli see põhjus, miks pärast otse Vene väed sisenesid nendesse Ukraina piiridesse. Ma lihtsalt täiendan, noh seda, et Putin või Venemaa, noh, meile näidatakse neid kohutavalt agressiivsetena või kuidagi. Et viimane see nädal aega tagasi juhtunud see elektri teema meil, et oli vist Reinsalu seal mingit aeg varem hommiku kuskil saates telekas ja ütleb, et venelane on nagu väga ebakindel. Noh, ma ei tea, kas ta ütles nüüd partner või mingi muu sõna oli, noh, et ei saa nendega seda elektrivõrku jagada. Ja see selline asi nagu ajab nagu naerma, et teil on olnud 30 aastat aega, et ennast Venemaa võrgust välja lülitada ja nüüd te seda võrgust väljalülitamist serveerite nagu mingisugust omaette sõjavõitu. Ütlete, et venelane on ebakindel, nagu ütleme, ma nimetan praegu partnerit, siis selle partneriks. Ja siis andke andeks, aga 3 aastat on olnud teie poolt ju täielik eksimine selle Venemaa suunal. Ja venelane pole lihtsalt enda poolt seda juhet seinast tõmbanud, et kuidas saab ta siis ebakindel olla või noh, mul lihtsalt tuli sihuke võrdlus kõrvale. Neid küsimusi on muidugi väga palju küsida, et aga kus see venelane siis ei ole oma lepingutest kinni pidanud konkreetselt, faktidele tuginedes, mitte propagandistlikud, vaid faktidele. Tooge need konkreetsed faktid mustvalgelt, pange lauale. Ja kui teil neid panna ei ole, siis olge parem vait. jah, Kertu. aga mis puudutab seda, kuidas nüüd äkitselt meil on maru kole naaber ja see, kuidas Nursipalus on ülihelikiirusel neid asju aetud igasugu seadustele keskkonnast lähtuvatest eeskirjadest mööda minnes tehtud ja kiidetakse veel kohtusaalis ka, et meie kiirus on ikka meie tubliduse märk ja nii edasi, siis ma olen avalikult ka seda välja toonud korduvalt sedasama asja. See naaber on meil kõrval olnud siin väga kaua aega, ei ole värske naaber. Ja nüüd äkitselt öelda, et ajaloos, vaadake, mis ta on teinud, vahepeal ajalugu on pausil, vahepeal Kersti Kaljulaid käis, seal oli väga siuke familiaarne ja sõbralik, siis ajalugu ei kehtinud või siis oli nagu ajalugu ei ole. Nüüd jälle on, seoses Ukraina sõjaga me tunnistame, et ajalugu on hoopis selline ja täpselt seesama loogika, et meil on agressiivne, jube, kohutav, rets naaber, aga niimoodi ülbitseda ja järjepidevalt ülbitseda ei ole loogiline, mitte kuskilt otsast ei ole loogiline. Ja ma olen otsinud seda loogikat siin igasugustest momentidest ja kas või see, kuidas
nii hävituslikke otsuseid tehakse nii Euroopa Liidu juhtpositsioonidelt kui ka Eesti-sisestelt juhtivatelt kohtadelt. mina arvan, et need inimesed mängivad juba topeltmängu, et nad ilmselgelt ei tee selle liidu püsimise ja jätkusuutlikkuse seisukohast lähtuvaid otsuseid. niisamuti ei tee tänane Eesti valitsus Eesti heaolust lähtuvaid otsuseid, ehk siis nad mängivad kellegi teise kasuks. kui otseselt või kaudselt need juhised tulevad, aga fakt on see, et kui nad lähtuksid sellest, et meie maa ja rahvas oleks hoitud, kindlustatud tulevikuga, meie lastel oleks siin hea elada, see ei ole loogiline. et ma kahtlustan, et siin meid lihtsalt juhivad need, kes ilmselgelt nad on mujalt juhitud, aga naiivne arvab, et see, kes juhib neid kaugemalt, näeb ka võib-olla paremini seda pilti ja oskabki neid juhtida, paremini juhtima. mina näen, et meid juhitakse just sinna kuskile krokodilli suhu kõndima rõõmsalt igasugu lippude lehvides vabariik, demokraatia. aga Andres, mis sa ennast siin ütlesid välja, et targem annab järele, need on need afirmatsioonid ja sellised asjad, mida me muudkui endale korrutame endale ja oma lastele ja lastelastele, et kuidas targem annab järele ja kes kannatab, see kaua elab ja see, kuidas me tegelikult nende ütlemistega ennast siis ära mõjutame. hea näide on, lähen natuke teemast kõrvale, aga lihtsalt, et te mõtleksite nende lausete peale, mida me endale ütleme. Oli koolisööklas situatsioon, kus lapsed tahtsid kõik kiiresti süüa ja õpetaja ütles, et kannatust ja siis üks laps ütles, õpetaja, mina juba kannatan. Sest kes kannatab, see kaua elab. Et me tegelikult ei mõtle nende sõnade tähendusel alati kaasa ja see, et targem annab järele. Ma arvan, et targem annab järele siis, kui ta näeb, et see olukord sellisel moel lahendada ei kanna vilja, aga tegelikult ei anna järele ja läheb teist kaudu. Et ma arvan, et see peaks olema see mõte, mida kanda, sest täna väga paljud eestlased on selles kohas, kus nad tunnevad, et täiesti lootusetud, täiesti mõttetu, paned peaga vastu seina, mitte kuskilt otsast, et loota sellele uued valimised, uued paremad poliitikud, ausamad, õiglasemad, ei ole variant ja selliste ütlemiste peale nii mõnigi, ma arvan, et on siuke, mis seal ikka, las minna. Kus see parem oli? Hispaania või kuhu peaks minema? Ja hakkavadki minema ja paljud on juba läinud ja paljud plaanivad ära minna. Aga jah, ja mis puudutab seda, et need biolaborid olid USA omad Ukrainas, siis mul oli täitsa nimekiri, ma leidsin mingil hetkel nimekirja, kus olid kõik need Vene-Ukraina konflikti puudutavad mingid nupukesed välja toodud infonupud, siis oli see biolaborite teema, ma ei mäleta, seal mingi 10-12 siukest punktikest. See oli see nimekiri, mille alusel mind erakonnast välja visati. Ja siis ma mingi hetk aasta hiljem võtsin selle tabeli ette, siis vaatasin, see on nagu peavoolus ära öeldud, see on peavoolus ära öeldud. Ma isegi mõtlesin, ma teen sellest kokkuvõtte, et kuulge, vaadake, et see, mille alusel mind tembeldati, tont teab kelleks, milleks. Ma ei tea, nüüd selgub, et nagu mul oli lihtsalt õigus, aga varem. Ja mitte keegi ei vabanda, mitte keegi ei tule ütlema, et kuule Kertu, et läks veits kehvasti, mitte midagi. Kui sa oled natuke ajast ees, sind pekstakse läbi selleks, et sa teinekord ei julgeks enam niimoodi ajast ees olla. Mis on minu jaoks nagu täiesti jabur, aga õnneks ma tean, et on inimesi, kes ei heitu sellest ja kui sa tead selles ajahetkes, et sul on informatsioon ja tol hetkel see ei olnud isegi nagu minu informatsioon, milles ma oleks hullult kindel. Ma lihtsalt nägin seda, jagasin, et inimesed hakkaks ise ka uurima, mis seal taga on, lihtsalt mõtteaineks. Aga on momente, kus on konkreetne informatsioon käes, sa tead täpselt, et see on nii ja sulle peavoolust tuleb vastu täielikum bluu ja sa ei saa mitte midagi teha, sest see peavooluvool on lihtsalt nii tugev, sa lihtsalt tõstad oma pea üles seal vastuvoolu, aga ega keegi sind väga kuulata ei taha, sest nad näevad, et vastuvoolus on paganama ebamugav. Aga hästi, ma lõpetan praegu, annan sõna edasi. Ja, Gun-Britt. Kertu jutt praegu, see tuletas mulle meelde, üks siuke tore teleseriaal oli Fargo. Ja vähemalt esimesed 2 hooaega, siis seal oli kelder ja seal oli plakat, kus oli siis parv kalu ja üks kala ujub vastu ja siis on tekst teistelt juures, et aga mis siis, kui sinul on õigus? Ehk see ongi see täpselt see, kuidas sa oled ajast ees, räägid ühte juttu ja pärast teised mitu aastat või mitu aega hiljem siis räägivad seda sama juttu ja keegi tuletab meelde, et sina seda varem ajasid. Vaid serveeritakse kui oma avastuste pähe. See on õige, tähendab juba Kertu jutt on nii
déjà vu tunne tuleb peale, kuidas mind erakonnast välja visati põhimõtteliselt täpselt samasugustel asjaoludel ja samasuguste põhjendustega, et ma räägin täiesti valesti asju täna, mis on need täiesti ilmsed ja kõigi poolt maha öeldud ja mitte ainult meie inimeste poolt, vaid otseselt lääne poliitikute poolt on kinnitatud kõiki neid sõnu, mida omal ajal sai räägitud ja öeldud. lihtsalt ei ole mitte midagi teha. Kui sa oled informeeritud ja räägid, siis see on, ütleme niimoodi, et meie ühiskonnas on väga raske elada. Ja näiteks Euroopa Liidu teemadel me alustasime ju praktiliselt siis, kui Eesti tahtis Euroopa Liitu astuda ja kui need esimesed propagandistlikud uudised üles kerkisid ja need programmid ja kui hästi see Euroopa Liit meile mõjub ja siis me tegime nii mitmedki majandusanalüüsid ja näitasime ära, et me jõuame varem või hiljem oma Euroopa Liiduga täpselt sellesse kohta, kus me täna oleme ja noh, loomulikult saime ka siis sõna otseses mõttes kallati meile krae vahele kõike, mida vähegi kallata võis. nii et tegelikult ega siin ei olegi midagi keerulist, lihtsalt tuleb tunda, tuleb teada, osata faktidest kokku panna pilti, tuleb sünteesida sellest olemasolevast informatsioonist väga objektiivne ja loogiline pilt edasi ja nüüd ütleme, see mees, kes on nüüd rahvusvaheliselt ja väga tuntud, on Žirinovski, kes on öelnud sõna otseses mõttes ääretult täpselt ette ennustanud Euroopa Liidu ja Ameerika ja kõikide saatusi, nii et noh, ei olegi vaja, lihtsalt tead, hindad, paned nad ajateljele ritta ja sa tead, mis juhtuma hakkab. sellepärast, et väga paljud nähtused ühiskonnas alluvad kindlatele seaduspärasustele, majandusseaduspärasustele, poliitilistele seaduspärasustele ja kui sa neid tead, siis ei ole mitte mingisugust kunsti ära arvata, mis juhtub homme, mis juhtub järgmine aasta, mis juhtub lähitulevikus. Aitäh. no selle teema jätkuks nagu, et noh, ütleme niimoodi, et kas seaduspärast, mina nimetan nagu loogikat, et kui ütleme seda ajalugu vaatanud või noh, kuidas ajaloos asjad on toimunud, ega nad siis tänapäeval nagu niisama teistmoodi ei toimu, kui neid kuskilt poolt niimoodi järsku ei mõjutata. et ma pean nõustuma nende, ütleme siit ingliskeelsest maailmast on mõned väljaütlemised olnud, et tegelikult me peame olema tänulikud sellele, et Biden 4 aastat võimul oli. ja mõtled küll, et see 4 aastat on hirmus piin olnud, aga tegelikult see näitas, millistesse äärmustesse see liberaalne ja demokraatlik või noh, see on demokraatlik on minu jaoks ju ammu surnud sõna, et kuhu selline agenda meid noh, nagu juhib. et tõesti, võib-olla kui Trump oleks kohe 8 aastat jutti pannud ja seda teada poleks saanud, aga see näitas nagu ära kõik selle kõige halvema stsenaariumi, et kui see kestab, siis ongi niimoodi. et ma arvan, et siin noh, ütleme, Youtube on tänuväärne materjal alates 5. novembrist olnud, ausalt öeldes, seal on igasugust kihvte asju ette tulnud. ja siis ma ausalt öeldes mõtlesin, et mingi suvaline Florida mustanahaline on targem kui meie poliitikud ja kõik kokku, kes ütles kohe, et see oli üks poemüüja oli pannud kaamera filmimiseks, et kes tal kliendid oli ja siis ta küsis, kelle poolt hääletate. ja see ütles, et kui me valime Kamala, et me saame 3. maailmasõja, onju. ja samal ajal kuulad, millist ilusat imejuttu Kamalast aeti siinpool, noh. et kas nad ei tea või ütleme selle viimase nädala need veidrad hüüatused, Läänemets kirjutab ja siis see Terrase jutt ja ma ei tea, kus maailmas nad tulevad sellise tekstiga, et noh, isegi vist väga raske on neile konkurenti leida, et noh, et selliseid asju kokku panna. just täpselt, just täpselt. oleme saateajaga nüüd hakanud sinnapoole jõudma, et peame otsi kokku tõmbama hakkama, et Mihkel Johannes on No mõte. nii, ja alustame siis kõigepealt sellest, et esimese asjana me räägime siin ikkagi sellest, et siin nagu on, ütleme siis niimoodi kõik see, kuidas 3 aasta tagant nagu on Ukraina asjades niimoodi meile valetatud, siis see nagu näitab selgelt välja, et meil on nagu siin niimoodi noh, peavoolumeedia poolt udu silma aetud ja see, kuidas
Kertusse suhtuti ja tema erakonnast väljaheitmine, noh, see näitab, mingit vaba, et mingit vabandamist nagu ei ole olnud kahjuks, et selle koha pealt nagu ma näen, et siin paraku noh, siin nagu see näitab, et asjad on ikka niimoodi kreenis sõna otseses mõttes. Aga mis nüüd veel puudutab siin seda, et mida siin toodi välja tuleviku mastaabis, siis alustame lihtsalt sellest, et kui 7 aasta pärast praegune maamaks maksab mitte 200 eurot, vaid 12 000 eurot, siis me jõuame lõpuks sellesse välja, et inimesed peavad endalt küsima, et kui siin nüüd Poola teatab, et tema ei lähe Ukrainasse nii-öelda rahuvalvemissioone tegema, siis väiksed Chihuahuad Baltikumad lähevad, siis tekib õigustatud küsimus, kas minna Baltikumi rahuvalvemissiooni Ukrainas selleks, et loobuda oma elust või siis mõelda selle, et kas ma üldse tahan edaspidi siin universumis elada ja selle aluse koha pealt mina ütlen niimoodi, et me peame suutma mõelda selle peale, et kas me tahame tõesti oma elu natukest veel hoida ja hakata mõtlema, et kuidas me saame selle kuritegevuse vastu midagigi mõelda või teha. Või me lihtsalt anname oma elud sinna, kuhu seda vaja ei oleks ja selle elektri selle süsteemist muutumisega, et me nüüd oleme Soome ja Lätiga ühendatud, mitte enam Venemaaga. ma leian, et see oli väga rumal samm ja me lõpuks jõuame sellesse välja, et seda sammu me hakkame varem või hiljem väga tugevalt kahetsema, et juba praegu on elektrihinnad vähemalt 1,5–2 korda kallimad ja põhjus on ju selles, et meil ju tuult ei ole, et me tahame massiivselt luua tuuleenergiat, aga kui tuult ei ole ja päikest ei ole ja me loome päikesemonstrume, siis vabandage väga, et küsimus sellest, et me loome massiivselt nagu selliseid süsteeme, eks ju, aga kui tuult ega päikest ei ole, kust see siis kõik see energia tuleb, et meil on siin väga palju puru silma aetud ja ma ütleksin selle saate teemaga seonduvalt lõpetuseks, et nagu siin Kertu ütles vist, et meil siin veel on sellised keerulisemad ajad ees, kuivõrd USA on ainult üks osa kogu sellest vasakliberaalsest agendast. et arvata on, et see kuri veel püüab ennast julmemalt kehtestada, aga selle kõige juures, mis me iganes ka siin lähemal ajal ei näeks, me peame suutma nagu seista selle eest, et me vähemalt omaenda tõe hoiaksime alles, et me ei laseks nagu ennast sellesse lõksu vedada, aga nii palju minu poolt kõik. aitäh, Gun-Britt. ma selle energeetika teema tõmbab mind ikka käima. et see roheelekter, et kui tuult, meil tahetakse ehitada neid mingeid megaparke sinna, megaparke tänna. kusjuures vaata, ütleme niimoodi, et nüüd tõmmati see saag ikka korralikult käima, et hakkame kangesti kiiresti nüüd neid kuhugi tuulikuid, noh, mingid asjad paika panna. et see on täpselt selline tunne jääb, et püütakse võtta veel viimast, sest saadakse tegelikult aru, et see juhe tõmmatakse lähiajal seinast ära. ja see kogu see rohetemaatika ja tuulikute ja paneelide teema. aga püütakse enne teha mingisugused lepingud või otsused ära, et kuhu siis raha pumbata. sest palju sellest möödas on, paarkümmend aastat, kui meile see elektriarve peale tekkis taastuvenergia aktsiisi või tasu või mingi, siis noh, tol hetkel ma ütlesin, et see on sajandi äritehing, et tol hetkel nagu Eesti Energia seda teemat eriti ei arendanud. enamasti oli kõik see nagu erafirmade teema, aga noh, ma arvan, et kuhu see raha ikka läheb, kui vaadata, kes nende roheenergia firmadega seotud kangesti on, et noh, kelle huvides mingeid otsuseid on tehtud. ja üks asi veel, see tuleb nüüd seesama Vance'i kõnest, mis puudutab nüüd seda, et Euroopat kaitsta, siis ta ütles seal umbes midagi sellist, et kelle eest, ette selgeks tema, kelle eest ennast kaitsete. et noh, tõi sinna näiteks, et kui te kardate oma enda valijaid, et siis ei saa rääkida ju mingisugusest vabast ühiskonnast või sõnavabadusest, kui te kardate valijaid, valimisi. ja siis tõi selle Rumeenia teema sisse ka, noh, kus teatavasti presidendivalimised lihtsalt katkestati jutuga, et venelane mõjutab
aga tegelikult hoopis mõjutused tulid lääne poolt. aitäh. Kertu, on sul mõtteid veel? ja aitäh. mis puudutab seda, kuidas praegu jõuab see sõda nii-öelda finaalini, on täiesti koomiline, et leidub veel neid, kes julgevad rääkida sellest, et Ukraina justkui väljub võitjana. Kui Trumpi praegu ei oleks tulnud asemele, mina ei vali pooli. Ma näen, et siin Trumpi ja Muski kooslusel on omad ohud, aga öelda sellist asja, et nüüd justkui rikutakse ära see Ukraina võit selle rahu läbirääkimisega, siis ma näen, et inimesed on lihtsalt nii ebainimeseks selle ajupesu peale muutunud. Sest siin käis ka siukseid hõiskeid, et stiilis, et viimase, ma ei tea, mis asjani võitleme viimase Ratasel vist oli see mingi plakat käes. Ühesõnaga, et Ukraina võiduka lõpuni, kas või viimase ukrainlaseni ja see on kuidagi normaalne. Inimesed on lihtsalt nagu reaalsusest nii ära irdunud, et mis see võit siis on? Et mida tähendab võit, kui samal ajal nii palju inimesi tapetakse ära ja siis Zelenskõi ütleb ühe numbri ja tegelik number, palju on surma saanud ukrainlasi, väga palju teine. Et selline nagu valetamise normaliseerimine on kogu selle asja juures aset leidnud, et sa ei peagi tõtt rääkima, sulle antakse nupp ette, ütled seda, on ju, ja keegi ei võta sind vastutusele ka. Ei ole Delfi pealkirja, faktikontroll, Zelenskõi valetas, tegelikult on 10 korda rohkem inimesi surma saanud sõjaks. Ei ole sellist asja, sest nende see nupud tulevad ühest ja samast allikast, mille järgi siis nad oma seda juttu räägivad. Mul vaadata, kuulata on piinlik. Kuidas neil endal piinlik ei ole? Täiesti hämmastav, mis ravimeid nad tarbivad või mis diagnoosidega nad elavad, et nad suudavad niimoodi asju ajada. Hämmastav, aitäh. Ja Kundrit. Ja väike remark ehk selle Kertu jutu peale, et no see on kõige lihtsam sõjapropaganda. Vene pool räägib oma võitudest ja vähe inimkaotustest, Ukraina või lääne pool siis omast. No ma siin mingi aeg tagasi vaatasin nii Vene propagandat rohkem ja Euroopa ja siis saad aru, et tegelikult kõik käib ühte malli pidi. Aga mulle tuletas see ühe asja meelde. Oli siis eelmine aasta see Tucker Carlsoni ja Putini intervjuu. Nüüd ma selle Carlsoni küsimust ei mäleta, see oli pikk ja lohisev, mille peale Putin vastas, et sõjapropagandas meil ameeriklastele vastast ei ole. Et meie sellega võistelda ei saa. Ja kui Carlsonil oli siuke natukene kummaline nägu ees, et ei saa nagu ööd ega müts aru, mis see Putin räägib, siis Putin küsiski, et kas te ei teadnud seda? Et seda võib igaüks vaadata, seda intervjuud uuesti ja vaadata, kuidas see täpselt oli, eks. Aga põhimõtteliselt oli niimoodi. Ja noh, ja täpselt nii, seesama nüüd jõudsime selle USAID juurde tagasi, ehk Ameerikast tuleb propaganda, mõjutab meid kõiki. Aga Putin lihtsalt, tema teadis juba ennem seda, aga meie veel ei teadnud nii täpselt. Me ainult oletasime. See ei tule uudisena, et mõlemalt poolt valetatakse, see on niimoodi, see on osa sõjast, aga lihtsalt see, kuidas need nii-öelda Ukrainast hoolijad, Ukraina lipuga lehvitajad, hoolime, saadame raha ja relvi juurde, et neil ikka hea oleks. Reaalsus on see, et noh, täpselt see, mis ma tõin siin välja, et kuulge, et teeme Nursipalu veel suuremaks, et kui tervest Eestist teha see samune harjutusväljak USA baas, kas siis võidame Venemaa või ei, mida rohkem on meie pinnasel võõraid relvi ja varustust, võõraid lihaseid, seda rohkem saab surma ka meie oma isasid, vendi, poegi ja nii edasi. Aga selle peale ei taheta mõelda, sest selle nii-öelda, kuidas ma ütlen, nende hõisetega ei käi minu jutt hästi kokku, minu jutt kallutab natuke seda reaalsust vaatama, see reaalsus ei tööta selle propaganda huvides. Ma panen siia lõppu sellega, et 5 aastat on, noh, ütleme, COVID-i algusest ajast on meil olnud ju meeletul hulgal kõikvõimalikke eksperte, kes räägivad, et kuidas on nii küll selle COVID-i teema puhul ja kui paned ajajoonele kogu selle Ukraina sõja, siis esimesest päevast oli see, et kuidas venelane on käpuli sanktsioonide esimene pakett, siis tuleb teine, siis tuleb kolmas, et kohe-kohe venelane pudeneb laiali, kõik on ainult mõne päeva küsimus või sekundi küsimus. Ja tänase päeva seisuga võib öelda, et nende kogu selle ekspertide grupi kvalifikatsioon jääb alla tädi Maali hommikukohvi nendele sademetele. Et noh, sealt nagu pole suurt nagu mitte midagi täppi läinud, sest noh, kõik need kohe-kohe lõppenud raketid, mis jätkuvalt Ukrainas plahvatasid ja mida Venemaal ei olnud enam. Noh, neid näiteid on niivõrd palju, et noh, mis kuulub ka puhas propaganda. Tõde seal on nagu kopika eest ka.
ja aga see töötab väga hästi. Mõned nädalad ma olin laudkonnas, kus oli üks nii-öelda tegijamees, ettevõtja, poliitik ja siis ta rääkis, ei no kõike tuleb teha vastupidi kui venelane, kõik, mis venelane teeb, on halb, niimoodi täpselt ühte auku kõik jutt. Ja siis ma ütlesin ja venelasel saavad raketid ka kohe otsa. Ma nagu ironiseerisin ja ta ütles ja. Ja mina mõtlesin, et see ei ole võimalik, et kuidas sa saad olla nagu edukas ettevõtja, kui sul on nii lühis peas. Aga ju siis ongi oma valdkonna spetsialist, aga selle koha pealt on lihtsalt, mida propaganda ette ütleb, nii mina räägin, nii mina mõtlen ja ongi väga silmaklapid vaade. no siin ma võin kohe juurde öelda, et mul endal oli hea tuttav läbi sotsiaalmeedia tuli, kes kasutas ka sõna, et see on meie sõda Ukraina sõja kohta, nii et noh, siis ma sain aru, et aitab kõik korras, rohkem pole vaja midagi lisada. Annab siit sõna edasi Harrile, palun. Jah, mis puudutab nüüd nagu propagandasse, siis mul on niimoodi meelde jäänud või mul on isegi salvestatud Ursula von der Leyeni esinemine Euroopas, kus ta siis ütles, et Venemaa majandus on kohe kokku kukkunud, me oleme löönud tal nende sanktsioonidega täiesti kõik, terve majanduse uppi ja nüüd nad ei ole neil enam kiipe. nüüd nad käivad mööda Moskvas kortereid ja korjavad siis külmkappidest ja mikrolaineahjudest korjavad kiipe välja, et mingitki rakette teha. noh, see, kui sellisel tasemel sihukest juttu räägitakse, siis on see muidugi ääretult omapärane, aga mis puudutab nüüd näiteks nagu erinevasse propagandasse, ütleme, et kõik valetavad. meie omad tõesti valetavad, meie propagandistid sõna otseses mõttes valetavad. aga kui venelane ütleb, et ta vallutas ära need ja need alad ja järgmised linnad ja järgmised külad ja järgmised need ja läheb kogu aeg ja liigub edasi, teate, see ei ole vale. see ongi tõsi ja siis tekibki küsimus, et aga mida me siis saame öelda, et ta tegelikult valetas, kui ta tegelikult läks ja võttiski ära need asustatud punktid ja liigub kogu aeg edasi ja kogu aeg suurendab oma territooriumi. ma ei saa aru, mida ta seal valetab, aga vot üks asi veel, mis mul jäi kõlama, mis mul kogu aeg kõrvus on kõlanud. kõik räägivad, et roheenergia, vot kus nüüd makstakse neile raha ja nüüd nad saavad nii palju raha ja tohutud riigi toetused ja meie kõik maksame. teate, mina arendan ka tuuleparki ja meil on ka tuulepark ja mitte keegi ei maksa meile raha, ma ei saa aru, kustkohast see propagandistlik jutt tuleb, et nendele tuulikumeestele makstakse meeletut raha, mitte midagi ei maksta. on ainukene plaan see, et meretuuleparkidele plaanitakse dotatsiooni hakata maksma, see on ainukene koht, kus tegelikult, et makstakse mingisugust või arendajatele plaanitakse maksta mingisugust raha. Need, kes tegelevad maismaa tuuleparkide arendamisega, neile ei maksta mitte mingisugust dotatsiooni. kõik on nende oma raha peal, kõik liitumised välja ehitada, liinid välja ehitada, see on kõik nende ettevõtjate küsimus. ja öelda nüüd, et nemad saavad nüüd nagu meie maksumaksja käest nagu mingit erilist raha. no tead, ausalt öeldes lausa piinlik on kuulata, kui rumalad on inimesed, kes sihukest juttu räägivad. nii et siin tuleb tõmmata ikkagi väga konkreetne vahe sisse, kus on tõde, mis on faktid ja ei maksa noh, ka meil sellise populistlike loosungitega lehvitama hakata, kui me tahame, et meie elu ikkagi mingisugustele normaalsetele rööbastele lõppkokkuvõttes välja jõuaks. aitäh. aitäh, Andres, palun. jah, no propaganda, agitatsioon ja kõik selle niisugune oskuslik sümbioos oskuslikes peades ja oskuslikult ellu viiduna teeb imet. seesama Saksamaa, mis on olnud poole maailma kultuurihall, Euroopa, noh laiemalt. Saksamaa, kus on olnud Theodorik Suur, Albrecht, Gudrun, Nibelungid, Heidenbruch, Hildebrand, miks mitte ka Paul von Hindenburg, Otto von Bismarck. rääkimata lugematust arvust poeetidest, filosoofidest, heliloojatest, mis meil tänasel päeval seal on, meil on 2 Grüne Erbsenit, 2 roheernekest, Habeck ja Baerbock. ja see on nüüd see, kus koha peal istus kunagi Hindenburg ja Otto von Bismarck. no Untergang ehk allakäik on silmnähtav. võrrelge kabinetti esimese Eesti Vabariigi ajal, kes istusid valitsuses, vaidlesid loomulikult ja valitsused vahetusid ja kõik. võtke kasvõi esimesed valitsused, mis olid pärast, kui Eesti taasiseseisvus, pärast 91. aastat. seal oli spetsialiste, seal oli asju südamega võtvaid inimesi küll ja küll ja asi hakkas nagu liikuma. mingisugusel hetkel asi pöördus. vaadake, kust see seltskond tuleb, vaadake, mis toimub meil ülikoolides. Ülikoolides, kus oli vanasti mingisugune akadeemilisuse lõhn, mitte ainult lõhn, vaid ka vaim,
tänaseks päevaks ei ole seda lõhna ka enam. Tänaseks päevaks on Eesti Vabariigis haridusminister, kes nõuab siiamaani kannelt ja 5G kohalikule ja Eesti kultuuri, ma ei tea, kuhu kandmist. aga nüüd veel korraks sellest energiast. Muide, Liive on tuuri pannud praeguse seisuga, ta ei ole selgitanud, kuhu on juta raha läinud. Need on riiklikud ettevõtted ja vaata riiklikud ettevõtted saavad raha küll. Praegu Siitam, eraettevõte, on saamas 70 miljonit Eesti riigi käest maksumaksja raha. Muide, Elering oma tuulikutega, kus koha pealt ta selle raha saab? Riigi käest muide. Ja Liive on taas saamas uuringuteks jälle oma 70 miljonit. Millegipärast on summad väga ühesugused ja vastutust ei ole. Küsimus nii, Siitam, Liive, palju ise paneb? Ma joonistan teile selle numbri vaat siia. 0. Ja palju juba läinud on. Nii et on eraettevõtjad, kes peavad selle ise kinni maksma, aga on privilegeeritud seltskond, kellele maksumaksja selle kõik kinni maksab. Niisiis. Ühesõnaga, kui lastakse selliseid otsuseid teha ja kui makstakse, see näitab lihtsalt, et on head vennad, on osanud ära rääkida, on osanud kasulikud olla ja teiselt poolt näitab see täielikku vastutamatust ja mitte vastutamatust. Meil ei ole printsiibis isiklikku vastutust olemas. Aga see ei näita erilist teadmiste taset või oskust või informeeritust, ükskõik kuidas. Et mitte otse öelda, et tegemist on üsna suurte vaimselt mitte eriti võimekate inimestega. Ma katsun kuidagi hästi viisakas olla. Aga olgu tänaseks kõik. Jah, aitäh. Gunn-Britt, palun. Lõpetuseks ma ei hakka energiat teemat jätkama, aga täpselt nädala pärast, kui ma ei eksi, on Bundestagi valimised. Nii et ma ei tea, hoiame pöidlad pihus, et Saksamaa langeks või kuidas iganes. Et see on nagu üks märgiline asi, et kui AfD saab mingi hea tulemuse ja siis on nagu lootust Euroopal, kui aga läheb vana mingisugused migratsiooni ja liberaalsed võimule, siis ei ole selle Euroopaga jälle tükk aega vist midagi peale hakata. Just täpselt. Aga nende heade mõtetega me lõpetamegi. Eesti.com ootab sisuloojaid, kontakt@eesti.com. MTÜ Konservatiivne Eesti ootab kõnesid toetustelefonile 9999, kõnehinnaks 10 eurot võitluseks e-valimiste vastu. Veebiraadio tegevus saab toetada rahalise panusel Konservatiivne Mõtiskleja OÜ kontole EE92 77 00 77 100 683 5650 selgitusega annetus. Aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite. Järgmine kord taas teiega, siis juba uute teemadega. Saade kuulatav Spotify's ning YouTube'is eesti.com või Estonia First kanalis. Kindlasti külastage ka meie Patreoni fännilehte patreon.com/veebiraadio või blurbay.com/Maarja Maripuu. Kõike head ja nägemist. 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 Saate tõi teieni Toidulisand hästi. 14,5 miljonit piimhappebakterit teie kõhu heaks. Kiire leevendus kõrvetistele ja gaasivaludele. Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com. Kungla rahvas. Ühine jõud.